Head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on teie kõrvus. Mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja mul on hea meel öelda tere. Indrek, hei, tervist. Ma ei tea, kuidas sind tutvustada. Endine tippujuja kõlab võib-olla halvasti. Sa oled pärast seda ujumise lõpetamist teinud väga palju muid asju. Kuidas sa ise tutvustad ennast täna? Mulle meeldib õudselt see, mis ristsõnad minust on kujundanud, et kõigepealt olin tippujuja. Siis olin endine tippujuja. Ja nüüd ma olen veteran ujuja. Sa oled veteran ujuja? Aga tegelikult ma ei ole veteran ujumisvõistlustel mitte kunagi käinud, et selles mõttes veteran tippujujaks mind kuidagi tituleerida ei saa, et ma jään ikkagi selleks endiseks tippujujaks. Nüüd ma olen siis viimased 25, isegi 30 aastat tegelikult ka ujumisaeg ma juba tegelesin ettevõtlusega, nii et ma olengi nüüd siis nii-öelda ettevõtja. Kas ma ei eksi, siis sporditarbed ja jalanõud ja riided oli sinu teema? No tegelikult jah, olid. On ka praegu natukene, aga mitte ülemäära palju. Mis su äri on, ma küsin otsa? Ma olen tegelikult ikka olnud kogu aeg kaupmees. Mul on ka hulgiäri, kus kohas me müüme muu hulgas ka väga vahvaid ujumistarbeid. Pärit Hispaaniast nimega Turbo muuseas selle brändi nimi, aga üks võib-olla minuga seotud kõige rohkem nähtavam, võib-olla ka hetkel Eesti rahvale kõige tuntum minuga seotud kaubamärk on Boost Juice Bars. Okei. Et müüme tervistlikke smutisi ja mahlasi on ju, et üldiselt on nii, et ma olen seotud hästi suurelt ikkagi eelkõige kaubandusega. Meil on väga tore ja äge ujumiskool ja ujumisklubi 6 erinevas kohas on ju, mis annab ka ju iseenesest täitsa ärimõõtmed, aga kuna tegemist on siiski mittetulunduse ühinguga ja meie filosoofia on niisugune kulupõhine ja laste pealt me ei koori mõttelaad, siis jah, et kasumit taotlevaks ettevõtteks seda kuidagi nimetada ei saa, küll jätkusuutlikuks ja isemajandavaks ja nii edasi. Aga siiski üks väga oluline osa minu tegemistest on see sama ujumiskool. Tegelikult see on ju selles suhtes nagu suur vastutus, et sa mitmekordne, et sa oled ise olnud eeskuju on ju, või ma eeldan, et sa oled tänaseni, et inimesed mäletavad. Loodan. Sa oled ikkagi legend, ilmselt sa oskad ujuda väga hästi, sest et vorm on muutuv, aga klass on igavene. Täpselt. Ja siis see sinu äri selles suhtes ka, et sa võimaldad oma mis iganes erinevate toodetega inimestel selle kehakultuuri arrastada. Et tajud sa seda vastutust, et sa oled nii meeste, laste kui naiste siuke liikumise mingisugune väike kivi selles vundamendis. Ma tahaks loota, ma otseselt ei taju seda, aga ma oma vastutust tunnen küll just seetõttu, et meie siis ujumisõppe on niisuguse nime taga nagu Indrek see ujumiskool, et see referents ja vastutus selles mõttes on väga selgelt olemas, et ma vastutan oma nimega, et me teeme õiget ja head asja, et kahjuks maailmas tasuta asju ei ole, nii et lapsevanemad peavad siiski õppemaksu maksma, et me saaksime kooli erinevad siis ujumisajad või basseiniajad, treenerite töötasud, kõik kenasti tasutud on ju koos omavalitsuste abiga on ju, et selles mõttes see vastutus on väga tuntav just seetõttu, et selle tegevuse ees on täitsa minu nimi on ju, et kuigi ma ei tee seda üksi loomulikult, on Tõnu Meiel ja palju teisi ägedaid treenereid, Tõnu Meiel, kellega me koos alustasime seda, kes oli ka minu treener on ju, et selles mõttes see organisatsioon ise on palju suurem kui mina on ju, aga siiski minu nimi on seal ees, et siis seetõttu ma seda vastutust loomulikult tunnen. Ütle mulle, ma olen alati tahtnud küsida, et või oleme arutanud, et kes on need spordisangarid, kelle järgi me tegelikult saame ennast nagu, kes on meie need iidolid, kelle ma julgeks viia kooli, kutsuda oma klassi lastele nagu rääkima, et minu elust, minu saavutustest, sellest, et liikumine on tore, et kuhu need sangarid kaovad, meil ei ole neid nii palju. No jah, sangarid minu nagu elufilosoofias või formaadis jagunevad kaheks, et ühed on need, kes on tegelikult tõesti näiteks olümpiavõitjaks tulnud, eks ole, et see võit kui selline on siis nii-öelda ausammas ja selle pealt siis saab ka kutsuda, et aru saada, kuidas sinna jõuda. Ja teine pool on see, kelleks ma ka, kuhu ma ennast tegelikult sätin, on see nii-öelda protsessi nautija. Ja ma tõesti oma ujumiskarjääri jooksul olen
alati nautinud seda ujumist ja minu eesmärk ei ole olnud nüüd lõpuni aus olles kunagi saada olümpiavõitjaks või noh, et minu eesmärk on tihti olnudki see, et kuidas kihvtimalt teha, kuidas nagu asju ajada nii, et mul on jube lahe, on ju. Et siia sõites tegelikult ma ka just rääkisin ühe sõbraga, et ütlesin ka, et tegelikult see näiteks Sydney minu kõige traagilisem ja noh, nali, naer läbi pisarate. No tuletame meelde, seal oli üks kostüümiapatus. Tegelikult kaks kostüümi läks. Räägi ise ära, mis juhtus. Noh, ongi kaks kostüümi läksid katki, mis ei peaks katki minema. Ma olin neid kostüümi selga ajanud sadu ja sadu kordi, aga siis just, kus mul oli eluvorm, kus no tõesti ma olin väga heas vormis, kus 2 päeva enne minu põhistarti ma võitsin hilisemat hõbemedali ja 4. koha venda puhtalt treening ujumise, noh, nagu test ujumine. Ja ennem seda olin saanud Lääne-Austraalia meistriks ja nii edasi. Ja ka veel ennem seda Euroopa meistrivõistlustel näitasin juba väga kiireid aegu jooksvalt, ma mäletaks 5. või 6. maailma edetabeli aeg. Ehk siis oleks ju võinud tulla ka suurepärane tulemus, kui hea suurepärane, seda me kunagi teada ei saa enam, aga noh, ma ise hinganguliselt arvan, et finaali koht oli mul nii-öelda kindlasti peos. Aga muidu rahulik Eesti poiss. Tõmbasid ujukad puruks. Tõmbas ujukad puruks, flippas kuskil kaalika vahel minema, otsisin mööda soojendusbasseini ääri sõprade tuttavate ujujate käest mulle sobivat trikood, mida kellelgi muidugi anda ei olnud, mis noh, ütleme, tragikoomiline on see, et mul oli 2 trikood kaasas igaks juhuks, eks ole. Aga mul olümpiakülas oma toas oli 20 trikood. Ma olin Arena Talli ujuja tollel ajal, et ma sain neid trikoosi nii palju, kui ma tahtsin, on ju, et need oli erisuguseid, mis iganes, on ju. Ja noh, kõik see asi nagu kokkuvõttes on noh, takkajärgi, mul on siiamaani tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et no, klomp ei tule kurku, aga kuradi kahju on küll, ütleme ausalt, on ju, et niimoodi läks, aga no ju siis pidi minema, on ju. Aga sellest hiljem, detsembrikuus samal aastal oli Euroopa meistrivõistlused Valencias, kus ma 200-ndikuga jäin kullast ilma, tulin siis hõbedale, on ju. Ma ei teinud enne seda üldse trenni. Et noh, see näitab lihtsalt seda, milline metsikult hea konditsioon ja vorm mul tegelikult siis ka olümpial. Ma panin ainult selle pealt, mitte midagi muud tehes, kui lihtsalt, noh, ma ei taha öelda, et ma laaberdasin ja möllasin ringi, aga ma siiski võtsin üpris vabalt pärast olümpialt kuni selle Valencia ujumiseni sisuliselt. Ja ma tulin selle sama ettevaimstuse pealt ikkagi ka meie kontinendi tiitlivõistlustel teiseks, on ju. Et see, noh, paneb lihtsalt minu jaoks need perspektiivid paika, et ma tegelikult nautisin ka seda, et ma lähen, ma mobiliseerin see, kuidas me selle endast nagu kätte sain, et lõpuks, noh, okei, kaotsin küll kulla, aga siiski minu jaoks oli see hõbe ka peaaegu kulla väärtusega, et jube lahe oli. Et noh, mina olen seda tüüpi inimene, kes noh, selles protsessis meeldib kulgeda, ma ei taha midagi ära jätta, ma ei ole ka pidanud millegist loobuma oma elus, mina noh, julgen nii öelda, et spordi pärast ma ei ole midagi pidanud tegemata jätma. Kui sa peaksid kellegi kutsuma, ma eeldan, et sul on lapsi, eks ju, 2. Ja, poiss ja tüdruk. Ma ei tea, käivad nad koolis veel? Poiss lõpetab ülikooli ja tütar lõpetab järgmine aasta gümnaasiumi. No vaat, kui sa selle tütre klassi peaksid kutsuma ühe spordisangari rääkima, kelle sa kutsuksid täna? Allar Levandi. Levandi, jah. Ta on ka selles mõttes, ma arvan, sama tüüpi nagu mina, et niuke lahe tüüp, kes on ka hästi lahedad. Noh, tegelikult on neid lahedaid tüüpe palju. Noh, üks veel, kes kindlasti on kihvt vend, on Aago Markvart, ka kahevõistleja, eks kõik kahevõistluse punt oli tollel ajal oligi väga kihvt. Nad on säravad isiksused, neid kuulatakse, nad on mõjutanud oma tegevusega siis või oma äriga seda spordiharrastust, eks ju. Kõik teavad, mis asi on suusatamine, on ju. Täpselt. Teine punt üliägedaid tüüpe on jalgratturid. 3. väga kihvt punt. Seda võib isegi laiendada, aga mina olin oma, ütleme siis, teenageri ea lõpupoole olin palju koos käsipalluritega, tollel ajal värapalluritega, ülilahedad tüübid, millest ma järelda. Ka tegelikult ma olin ka jalgpalluritega koos, siis tollel ajal oli võistkonna nimi oli Sport, on ju, ja nii edasi, et ühesõnaga läbi käsipalli tüüpide ma laiendaks seda nagu võistkonnasporti üldse. Noh, sealt on neid inimesi või neid tüüpe võtta, kes on tõesti kihvtid inimesed. Nii, et see, kes meile on inspiratsiooniks ja keda ma tahaksin, ma ei tea, oma lastele või oma lähedastele või üldse rääkima kutsuda, on lihtsalt kihvtid, säravad isiksused, kelle sõnal ja tegevusel on kaalu.
ja ka pärast oma spordikarjääri lõppu, et nad on oma elus liikunud minu meelest nagu samasuguse rahvamehena edasi ja toredate, ütleme intelligentsete inimest, ma ei taha öelda, et need olümpiavõitjad ei oleks seda, aga kui me nüüd räägime nagu tervikuna spordist, siis minu meelest üks asi, mis on ülimalt oluline ja mis on kahjuks kas nüüd päris kadunud või peaaegu kadunud küll, on see, et laskem nautida seda, mida inimesed on eluaeg teinud, mida ma eeldan, et armastavad teha. Mina ujumist tegelikult armastasin teha, mitte sellepärast, et keegi ütles mulle, et ma pean seda tegema. Ja nüüd see eduelamus või edukohustus või vajadus või see, mis nagu ühiskond kipub peale panema, et seda kipub mürgitama seda protsessi, mis tegelikult sporti on, et sinna tulemuseni saada, et see kohustus, see vajadus kellegi pärast kuhugi jõuda, midagi teha, minu meelest see on jama, et tegelikult tuleb nautida seda, mida sa päriselt ise tahad teha ja siin juures võiks nagu isegi, ma loodan vähemalt, või ma olen natuke nagu arvanud, et see nii võib olla ka Eneli puhul praegu, et ta on noor ja ta ei ole lasknud veel ligi või tal ei ole saadud nii palju veel ligi, et seda survet peale panna. Mis siis, et näiteks samamoodi võib öelda Soome mõndade suusahüppajate kohta, kes 15-16-aastaselt said ka mitmekordseteks maailmameistriteks ja nii edasi, et nende elu ei ole nii hästi kulgenud, on just selle nooruses saadud suure tähelepanu ja ka tegelikult majandusliku jõukuse tõttu, eks ole, et võta nüüd kinni, kuidas see nagu õige on, aga loodetavasti, ta ei ole lasknud ligi, tal ei ole saadud ligi, et ta saab nagu puhtalt nautida seda, mida ta päriselt teeb. Kuigi ma tean, et sihuke noore teismelise tüdruku elu, kui keerleb ainult basseinis, see peab olema midagi tõesti, mis talle hullult meeldib, nii nagu mulle meeldis ka, kuigi ma käisin ka mujal ringi. Sinna tahtsingi hüpata, et me ju tegelikult saame kõigest aru, liikumine on tore, me oleme kogenud, see on ülimõnus, on pärast see tunne, kui sul veits on väsinud, hea on olla, istud, vahetad ära, ma ei tea, käid saunas. Kuidas leida see omale sobiv liikumisharrastus üles? Jah, ega see, ma arvan, mingit mis kindlat valemit või niisugust salanippi ju ei ole, et mina olen ka samamoodi otsinud, katsetanud, teinud igasugu asju. Praegu mulle hullult meeldib teha enam-vähem peaaegu iga päev planku näiteks. Ja seal on mitu asja. Üks asi on see, et psühholoogiliselt ma tahan uskuda, et kellelgi oligi, kes iganes seda ütles, et plank ongi niisugune asi, mis jube hästi kõiki nii-öelda siis sinu üldist vereringet ja kõike nagu regullib, et hoiab sind ka muus osas kontrolli all. Ja tegelikult, kui ma teen, ma ilgelt naudin, ma ei tee seda nagu pimes, ma tegin enne oma õlatraumat ja pärast seda ka operatsiooni, ma tegin see juba tegin mingi 8 minti järjest ja niimoodi. Ja siis, kui mul see sama õlatraumaga seonduvalt kokku saanud selle füsioterapeudi, hästi tore, ma ka muidugi varem tundsin teda ka, et ütles ka, kui lollad peast, et mis on rahmedad, intervalltreening, intervallplangud ja ma nüüd teen 6x45 sekki, vahest sõpradega koos pärast padelit näiteks 4x30 sekki, siis on juba 1,5 tundi padelit all, ja siis pole nagu hullu vaja panna, aga muidu, kui ma teen seda ainult või midagi muud ei tee, kui ainult panku, siis ma teen 6x45 sekki, ja siis on 15 või 30 sekki on nagu puhkus, ultavalt sellest, kuidas ma ise ennast tunnen, kuidas mul seal mingit, ma ei tea, väsimus peal on või ei ole, aga see on seesama juba õige asi, et ma päris tihti, mitte päris tihti, aga siiski on juhtunud viimasel ajal, et mõtled, pekki, ma vist ei viitsi teha, tehtud ka, et eile tegin just, et mis juhtub, kui täna ei tee, aga siis ma lõpuks ikkagi pean, ma teen tavaliselt seda enda sauna eesruumis, siis ma olen üks mati maha selle ja siis, kui see tehtud on, mine pekki, tead, nagu kiidad ennast, ei andnud alla, tubli, ja see on ka tegelikult jälle annab siukse hea niukse signaali ajus, ma ei tea, võib-olla mingisugused keemilised protsessid hakkavad ka sellest tööle, mis selle nagu rõõmsa tunde teevad, et ei olegi ju palju vaja ja tegelikult ongi see, et kelle vähe aega on, kellel on mingid muud põhjused. Mina olen elus sporti saanud teha nagu üpris palju, et ma niukest nagu ma ei tea, eesmärgi põhist või eesmärgile suunatud ka protsessi ma ei taha algatada. Ma mängin tegelikult tennist, mängin padelit, harrastan golfi,
eks ole, et need on niisugused asjad, kus ma saan nagu sõpradega koos olla. Sest teadupärast ujumises ülemäära palju ju distantsi läbides sa kellegagi rääkida ei saa, vett läheb suu täis, et aga see jälle omakorda hästi tore oli omal ajal. Ma just kõik küsivad, et kurat, teha seda kahvelkive vahtida seal põhjas nagu 7-8 kilti korraga ujuda, eks ole, et üpris viga. Tegelikult ei ole, sa oled oma mõtetega. Sa mõtle asju läbi, päev oled teinud igas asjad, koolis käinud või minul seal lõpupoole, eks ka mingid tööasjad juba või äriasjad. Ujud, mõtled rahulikult, keegi sega sind, eks jumala nagu kvaliteetaeg on, paned selle edasi-tagasi, mingi kahvelkive ma ei kartnud, et teen edasi, aga nüüd siis selles mõttes vastupidi, mulle meeldib hästi sõpradega olla, mulle meeldib teha nagu just niisugust nagu tennise puhul on näiteks paarismäng on või ka padel samamoodi. Golfis on, eks ole, nii-öelda see flight, kus sa lähed koos sõpradega, 4. flight, lobised 4 tundi või me teen nii tihti seda 18 rada ei mängi, mängime pigem nagu 9, meil kõigile meeldib rohkem see pool rada või pool mängida, on ju. Et see 2,5 tundi naudid sõpradega koos, mis võib parem olla, ja tegelikult liigud ja kõik on olemas. Mulle nagu see tasakaal meeldib, et ei maksa nagu hullu panna, kas sa oled siis triatlon või asi on või ükskõik mis siukest nagu võib-olla seda äärmust, mis sa ennem ka korra mainisid enne algust, et Eesti mees kipub olema kuskil ühes või teises äärmus, joon ennast täitsa kuradi pildituks või siis oled kuradi kaljamüüja, eks ole, tilkagi ei joo või siis jälle paned triatlonid ja ultratriatlonid ja kõik või siis olete tugitooli sportlane ja vaikselt nagu kosud nagu väike kakukene kuskil ahjus on ju, et niisugust variandid on alati olemas, aga mulle pigem meeldib see, et kogu aeg liigud, vaatad niisugust, et see oleks tasakaalus nagu füüsiline ja siis see nii-öelda kaalika vahel, et need nagu toimiksid hästi, et see sünergia on, ma arvan, täna mul see, mis kõige rohkem meeldib vähemalt. Aga ütle, kas sa seda ka praegu täna koged, et kui sul on mingid tööteemad või ma ei tea, pere mingid küsimused on ju, lapsed sul lõpetavad nii ülikooli kui kooli on ju, et palju on neid asju, mida protsessida, et kas see liikumine on sul täna niisugune meditatsioon samamoodi? Ma arvan küll, et tegelikult seal on kaks asja on, et üks asi on see, et kui ma ükskõik mis harrastusega parajasti tegelen, on ju, seal on siiski vaja teatavat niisugust fookust ja keskendumist ja kui ma tegelen nendega, see on ka nagu protsessid, eks ole, et jälle, kuidas sa, ma ei tea, padelis punkti saad ja kuidas sa selle palli mängid, et see on kõik ikkagi niisugune, ma ei tea, konstruktsioon, killuke sellest ülejäänud elust, eks ole, et see ilmselt peab mulle sobima, eks ole, ja see sobivus on jälle mingi tasakaal, et ma ei taha küll kuhugi esoteerikasse nüüd minna, ma sellest ei tea suurt mitte midagi, on ju, aga tegelikult need omavahelised seosed tõenäoliselt on palliplatsil muu eluga ka seoses, et ma teen seda sellepärast, et mulle sobib see mingil põhjusel, on ju, et ma ei tee ultratriatloni näiteks, et mulle mingil põhjusel ei ole see meeldima hakanud või ma pole seda kunagi proovinudki loomulikult, aga kutsutud on palju lihtsalt triatloni tegema, aga ma olen siiamaani suutnud vastu panna. Ma olen viisakalt öelnud ei jah, et elus on tehtud küll palju trenni, et mul praegu seda ei pea tegema. Sa oled olnud sellises olukorras, kus tegelikult kogu Eesti vaatab, mida Indrek Seei basseinis teeb, eks ju. Tohutu vastutus, ma ei tea, tohutu raha, maksumaksjana inimesed mõtlevad, kas on järjekordne turismireis või on, ma ei tea, midagi sealt soolas ka meile, eks ju. Et kuidas see sinu vaimsele või kuidas su vaimse tervise niisugune konditsioon on olnud ja on ta täna või oli sul ka mingisuguseid vahendeid, millega sa teadsid, et vaat see on siiamaani, ma lasen seda kõike niimoodi, ma teen endale selle refreshi või taasstardi või puhkuse. Anna selles otsas meile ka veidi aimu. Ainuke niuke, kus kohas meil ikkagi see kergemat sorti kollaps oligi seesama Sinni, eks, kus kohas need triged raks katki läksid, on ju, et seal arvates olevat niuke tasakaalukas, ma üldiselt tõesti mul võistlusnerv on alati on väga hea, on ju, et ei tohiks niukest asjad väga rivist välja lüüa, aga näed ikka lõid, eks ole, nii et üks nagu vastutuse poolt ma kunagi ei ole niimoodi tunnetanud, et võib-olla tegelikult mitte võib-olla, aga ma ei ole kunagi niimoodi mõelda, aga kui nüüd panna see konteksti, et kui palju maksumaksja raha
läinud on, et kas turist või mitte, siis õnneks minu peale pole maksumaksja raha praktiliselt üldse läinud, et ma olen oma heade sponsorite abiga ja nii edasi saanud nii kaugele, aga selles mõttes küll, et kui ma vaatan, kuidas ma kuskil auru välja, igaüks peab laskma auru välja. No minul on, ütleme, sõbrad, ma olen seda ennem ütlenud juba mitmeid kordi ka avalikult kuskil intervjuud andes, ütlen ka nüüd, et minu kõige suurem võit spordis on sõbrad. Tänu spordile mul on ägedad sõbrad ja spordi ajal ja ka nüüd pärast sporti ka ettevõtluses toimetades, auru saab välja siis lasta ju ikka eelkõige koos sõpradega. On erinevad meetodid, eks ole, mis sa teed, on ta siis seesama sport või on ka kuskil pidutsemine. Minu meelest on see kõik okei, on ju, et mul ei ole seda niukest sõltuvussoolikat vist antud, on ju, et mul ühegi asjaga ei ole niukest armusuhet. Ma olen küll tegelikult väga pikalt tarbinud põsttubakat. Nüüd ma seda ei ole juba pikka aega jälle tarbinud, on ju, et mis vaatamata oma noorusele ma siiski, alustasid noored ja lõpetasid noored. Jah, võiks ka nii öelda, eks ole, et mulle meeldib nagu öelda, et ega ma ju ei olegi midagi kuidagi maha jätnud, on ju. Paus, et veel ma meeldib mõtlesin, et mis ma sest ikka teen, on ju, et vaatan, ma praegu ei taha, on ju, nüüd juba ma ei tea, mitu teist aastat ma siis ei taha seda, on ju, ja ma tunnen ennast selles mõttes väga hästi. Et samamoodi kõikide muude paheliste igasuguste asjadega, minu puhul muud sellele lisaks ei ole, kui ütleme siis alkohol, on ju, et mina ma võiks ju öelda, et mulle meeldib küll, on ju, aga et see, et ma nagu mõtlen selle peal nüüd jõuan õhtu koju, et ma ilmtingimata pean tõmbama ühe gin-tooniku või ma ei tea, õlle või veini või asja. Tegelikult ma ei mõtle nii, on ju, et selles mõttes ta on ütleme siin ühiskonna üks osa, ma ei arva, et seda peab vältima, seda peaks nagu kartma, aga peab olema vastutusundlik, et ikka öeldakse ju, et viin on tarkade inimeste jook, on ju, et ma loodan, et ma praegu veel jätad väga hea mulje, ajad üsna tarka juttu. Minu diagnoos kiirelt. Statistika ütleb seda, et mehed, kelles on heades sihukestes lähedussuhetes, elavad kauem. Kuidas sul on lähedussuhetega ja kas teie kodus õitseb ka selline armulõek magamistoas? Ma arvan küll, selles mõttes, et see armuleek on alati seda mõõdetakse ilmselt kui kõrgelt. Seda mõõdetakse mitu korda. Ja, eks ole, on ju, aga... Ja kui sa mäletad viimast korda, millal sa magasid oma naisega, siis on okei, aga kui sa enam ei mäletavad, siis hakkavad probleemid. Mäletan. Väga hea. Aga me oleme naisega koos olnud üle 30 aasta, et selles mõttes ju siis midagi on ju, minus ka, miks pärast ei ole pidanud vaatama mujale, on ju, et selles osas ma olen üpris nõrk mingisuguseid analüüse välja pakkuma, on ju, või diagnoose, on ju, aga ma arvan, ikka hea kulgemine või selle aluseks on ikkagi see, üksteise austamine ikka, ma arvan, ja see mõistmine tuleb läbi selle lugupidamise ja austamise. Et ma ei tea ühtegi kooselu või paari, kellel ei oleks aeg-ajalt erimeelsusi ja nii on ka meil olnud loomulikult, aga saame üle, oleme mõnes mõttes öeldakse, et see niuke erinevused nagu rikastavad ja teatud määrani ongi, aga seal peab olema jälle see mingi tasakaal. Mina ei tea, mis tasakaal meil täpselt on, aga fakt on see, et me oleme üle 30 aasta koos olnud. Me alustasime samamoodi kooselu või käimist ja kooselu ka selle hulgas üpris noorelt ikkagi, eks ju, et ma ei tea, mingi flow on ju. Mis need teie sellised rutiinid on teil mingisugused, sa ütlesid, et osad erinevused on ju, ma kujutan ette, et te kõiki asju koos ei tee, eks ju, nagu sa ütlesid, aga mis need niisugused punktid on, kus need sinusoidid või mis iganes on nagu lõimuvad, et mis te koos teete? Ma ei tea, tegelikult pull ongi see, et see käib ka niuke, et kui me noored olime ja armunud olime, siis me tegime ju peaaegu kõik asju koos, välja arvatud ujusime eraldi, et siis vahepeal on jälle see, et sa pead laskma nagu hingata, et sul tekivad mingid uued huvid, näiteks minu kaasa ei mängi tennist ja golfi, aga me koos käime mängimas padelit, et minu meelest see on nagu hästi tore, et ongi, kuna ta on
üpris niuke õbluke naine ka, onju, et siis tennis on üpris agressiivne, golf on niuke, noh, ka tegelikult on ta nagu jõuline, noh, et seal ikka palju kaugele lüüa, seal mingid asjad peavad olema, see tehnikat päris mingi ilma füüsilise niisuguse hea vormita ikkagi kaugele löö on ju ja nii edasi, et ühesõnaga meil see padel on jube hea, no perepadel, kus sõpradega koos käime, on ju jälle üks niisugune väärtus, mida koos nautida. Ja eks need on teisigi, eks ole, et noh, lapsed on kindlasti üks superväärtus, mis on nüüd meil juba 25 aastat koos õnnestunud päris hästi. Ma ei tea, hästi valvastada, ma ei tea tegelikult, aga üldiselt on päris tublid ja toredad lapsed, et 25 aastat on vanem poiss või vanem laps poisina, on vana ja noorem on 17, on ju, et 24 veel, 25 päris üle, et ju siis midagi on mõiet teinud, aga see on see aeg olnud, kus kohas, mis meid on nagu väga ühendanud, mis on meile on ülim prioriteet, on ju, kodu on ju, ta on meil kodude ilusa hoidnud puhtana, ütleme siis ka hubasena, eks ole, mis jälle ongi see, et kuidas me neid hindame, kuidas me neid kõike näeme. Ma ütlen seal, mina ei ole nii selles osas küll kindlasti nii kompetentne, et rääkida mingisugusest õnnevalemist või eduvalemist, et jälle toome korraks selle ujumise puhul näitena, et just eile või täna, mille me rääkisime kellegagi, et ei ole ülemäära palju treenereid, kellel on, tegelikult ma tean ainult ühte treenerit ja see on ka nüüd alles välja tulnud, on Phelpsi treener, kelle praegune õpilane siis tegi just või tuli olümpiavõitjaks 400 kompleksis, eks ole, et niisugust uut eduelamust ei ole üldse treeneritel, eks, et nüüd öelda, et kas on siin mingi eduvalem, ta on lihtsalt paralleeline, ma ei taha öelda, et see ei ole võimalik ja ammugi ma ei taha öelda, et elus ei ole võimalikud mingisugust õnne ja eduvalemid, on ju, aga tegelikult, kui nüüd ütelda nüüd ausalt, et mis see siis on ja kuidas sa seda kokku paned, on ju, siis see on niivõrd erinev, see on niivõrd niisugune nagu ma ei tea, siis äraarvamatu ja müstiline, mis teebki selle nagu ägedaks. Et see ongi see, mis protsessid, miks pärast mulle protsessid näiteks meeldivad. Et kui ma teaksin ette, mismoodi mul asjad lähevad, ma ei usu, et ma väga tahaksin, et ma ilgelt entusiastlikult lähen peale. Ma tean kogu teekonna ette ära, okei, on ju. Et on asju, mis sa näed ette, et kui ma teen nii, siis on nagu, eriti ettevõtluses, et rumalustega on ikka raske kaugele jõuda, eks ole, ja on asju, mida sul tasub õppida ära, sa pead nagu teadma, et 1+1 on ikka 2, mitte 1+1 ei ole, või ütleme see paar protsenti, mis ma 1 ja 2 vahele panen, eks ole, need jutud, eks ole, et tegelikult nii ei elata, eks. Aga te räägite prouaga kõigest. On teil teemasid, saad sa nagu täiesti avameelselt rääkida, mida sa, ma ei tea, tunned, kuidas sul läheb, kuidas sa võd, ma ei tea, mingid tööasju, on teil nagu selles suhtes nagu jutu mõttes ka hea? Üdini avatud, ma arvan, suhet ei ole olemas, võib-olla on ka tegelikult, et jälle ma ei saa nagu mingit statementi ja sõna võtta selle osas, et ma arvan, et see on teatud müstika on ka inimsuhete ja paaride vahel on nagu vajalik, eks ole, et kui see kõik nagu välja nagu pritsid, on ju, et siis isegi 30+ aastat koos olnuna, see tegelikult see põnevus ju peab ikka kuidagi olema, eks ole, et ma ei taha öelda, et ma midagi varjan, aga ma arvan, niisuguse puht naturaalselt või orgaaniliselt ma ei taha võib-olla tüütata, ma ei tea, mis need põhjused iga kord on, eks ole, et oma mures või et pool, ütleme siis nagu jagatud mure on nagu pool mured. Teatud mured on nii, teatud mured, ma arvan, et on teise inimese tüütamine, on ju, et see millal ja miks ja kuidas sa midagi tahad kellegagi jagada, minu puhul on see pigem olnud niisugune orgaaniline, et ma ei varja, ma ei hoia kinni ilmtingimata, aga ma tihtipeale nagu ei pea ka vahel. Mul on endal niisugune, et mul sõbrad ütlevad, et ma olen üpris jutukas ja mulle meeldib rääkida, mis tegelikult kahjuks või õnneks vastab tõele, on ju. Aga näiteks, kui ma lähen kuskile, ma ei tea, kas või telesse kommenteerima ujumist, siis ma vaatasin seda ujumist, vaatasin, et kõik on selge ju. Mida ma siis räägin? Et tehtud on ju, et ma olen seal paar korda olen olnud kutsutud siis kommenteerima olümpiamängi või mingid tiitlivõistlusi. Ma vaatan, et mida ma sellest räägin? Mida ma seal räägin? Hüppab ette, peab ujuma, eks ole. Et palju keerulisema asju nagu lahti rääkida, mida sa niikuinii tead. Ja see on üks ka hea näide minu enda elust, kui ma
oma siis poega hakkasin ujumistreeningutel siis treenima. Ja põhjus oli see, et poeg ise soovis, ja mina ise tahtsin ka natuke selles mõttes, et mul oli valik, kas ma hakkan taksojuhiks, hakkan iga päev sõitma Tallinnast Keilasse oma ujumiskooli, et ta saaks treeni teha või koolis olemasolevas ujulas ise üritada trenni teha. Muidugi põnevust oli, kõik oli juba äge ja mõtlesin, et davai teeme, tuli paar poissi, tuli veel juurde ka, 2 kuud või 3 kuud hiljem. Mõtlesin, mine pekki, kurat, ma ei saagi hakkama. Algus räägid seda, et teeme nüüd seda harjutust, tee nii, 10 korda ütled, 20 korda ütled, ei saa aru, Mõtlesin, et õnneks jälle rahuliku Eesti poisina, ülemäära närvi ei läinud poiste peale. Aga ma lihtsalt avastasin seal, mis iganes 2 või 3 kuud hiljem, et tegelikult mul ei ole ju pedagoogilist oskust. Mul ei ole kompetentsi, vaata mees peeglisse. Ja tegelikult mida ma tegingi ja ma siis helistasingi nendele teistele laste vanematele, ütlesin, et ükskõik kui tore ujuja ma võisin ka olla, aga tead treeneri ametit ma ikka väga ei jägamatse on ju. Ja nemad julgustasid mul siiski õnneks jätkama ja läbi siis ütleme praktika ja natuke ka, võib-olla isegi natuke rohkem kui natuke juurde õpituna ma sain selle pedagoogika ka kuidagi endale nii palju omaks, et lapsed hakkasid siis aru saama, mida ma räägin, eks ole. Tegelikult küsimus on mitte lastes, vaid küsimus on minus, et kuidas anda edasi neid oskuseid, mis mul on praktiliselt olemas, aga see ongi see, et hea ujuja ei tähenda head treenerit ja üldiselt see nii on olnud ka, et pigem need treenerid ei olegi olnud omal alal üldse nii tipud, et see tipus olnuna ongi jube raske, kurat, tee nii ja ongi tehtud. Aga see on ülioluline asi, mida sa ütlesid, et sa tunnistasid oma viga ja seisid sellega silmitsi ja rääkisid siis oma nendele lapsevanematele selle story ära. Et see on ju midagi, mida Eesti mees ju tihtipeale ei taha või see on võib-olla stereotüüpne, et tunnistada oma vigu teiste ees ja rääkida, et ma olen põhimõtteliselt läbi kukkunud või ma ei saa sellega hakkama. No eks see tunnistamine ka, ma arvan, minu puhul samamoodi selektiivne, eks ole, et on asju, mida ma tunnistan, on asju, mida ma ei taha tunnistada, võib-olla ka ei tunnista, on ju, et ma tegelen sellega ise, et nendest või sellega hakkama saada, et jälle mul mingisuguseid konkreetseid näiteid ei ole, aga ma arvan, et niuke üritada teha asju hästi ja läbi mõeldud, eks ole, selles protsessis, jälle võtame kas või ettevõtlus või see ujumine niikuinii, treeneri amet on üldse ja õpetaja amet on hullult raske amet selles mõttes, et võtad selle lapse, hakkad tegema, sa näed seda tulemust võib-olla 10, 12, 15 aasta pärast, et ettevõtluses need protsessid on natuke kiiremad või sa saad neid kiirendada ja algust ja lõppu võib-olla siis reguleerida, nii nagu sul mingisugused asjad parajasti ees on, aga arendada midagi, minna kuskile, eks ole, et nende protsesside käigus, kui palju kaheldakse, kui palju ebaõnnestutakse ja sellest mingid järeldused tehakse. Minu meelest ei ole vaja minna kõigile kaagutama või ütlema, kuidas ma ebaõnnestusin. Ma pean tunnistama, et kogu austuse juures kõikide nende suhtes, kes on pidanud vajalikuks ja on vajanud välist abi oma asjade klaarimiseks, ma ei saa tegelikult nendest päris hästi aru. Ma mõistan, et neil on vaja seda, aga miks ja kuidas ja mis moel ja seda, mul ei ole veel seda oskust, teadmist ja kompetentsi. No sa oled noor mees. No ma olen noor mees õnneks jah, aga ma tean, et noorematel inimestel on samamoodi on, et kuskilt on ära flippanud ja miks on nii, et ma arvan, paljus on see ikkagi ühiskond, eks ole, kus teatud asjad on mõnes mõttes kas siis eest või natuke liiga vara juhtunud, et ühiskond pole tegelikult jõudnud järgi, siis tekib mingisugused resonantsid, mingisugused kõrvalekaldad ja nii edasi, et jälle see on üle minu pea, et ma tunnetan neid, aga mul on raske nendest aru saada, eks ole, ja kõik protsessid meil täna ju, ma arvan, väga suur hulk Eesti rahvast kirub igal moel, igal pool erinevate sõnadega meie valitsust ja kogu seda meie nii-öelda establishmenti, et kuidas kõik on jumala pekkis ja kõik on jumala valesti, eks ole, aga mine tee paremini. Küll ma jälle samas näen, kuidas moodi on neid, kes
annavad head nõu, teevad kõiki asju. Ja nüüd see resonants tekibki, et kuulatakse, ei kuulata. Need, kes on tegelikult parajad tropid, need tegelikult aeg-ajalt räägivad jumala õige juttu, on. Ja kuidas sa nüüd siis selles kõigist nagu hakkama saad niimoodi, et ma ei saa öelda, et mul need tüübid tegelikult meeldivad, sest tegelikult ühiskond ütleb, et on jumala valed vanad, on ju. Ja nii edasi, on ju. Aga sinu sõna on see, mille järgi me täna saame mõtteid ahnitseda endasse. Ütle, kuidas siis üks mees võiks hakata liikuma? Mis te need esimesed sammud peaks olema? Ütleme, et on jäänud sööti, kõht on paisunud suuremaks kui tahaks, laiskus on suurem, aga nüüd täna mõtlen, et on hea päev alustada. Kuidas teha? Ots lahti. No minul oli näiteks oli see, et ma ei ole kunagi teinud asju sekundaarsetel põhjustel. See asi, mis ma olen tavaliselt teinud või alustanud millegagi, on niisugune nagu põnevus, et üks asi võib-olla, mis võiks olla niisuguseks soovituseks äkki, et mitte see kõht ei pea olema see driver või ajend hakata kuhugi minema, on ju, vaid tegelikult, mis sind nagu päriselt nagu köidab, mis sind nagu tegelikult paneb nagu nautima. Mina pean ütlema seda, et ka minul on see kaal on suurem kui praegu, on ju, ja ka minu praegune kaal võiks olla väiksem. Üsna mitu kilo tegelikult, on ju, aga jälle siin juures mina täpselt käitun oma sõnade järgi, et minu jaoks on nii kaua kõik okei, kuni mu riided on sama suurusega. Ma olen olnud nende riietega üpris juba niisugune kileviiner ka peaaegu, eks ole, et võiks juba uue suuruse valida, aga siis ongi niisugune, mis sind tegelikult nagu köidab, on ju, et mis sind nagu drive'ib ja et kõik igasugused muud välised tegurid ei ole päriselt need. Ma arvan, et see on pigem tekitab mingit trotsi, keegi ütleb, et paks või ülekaalus, seda teist ja kolmandat tegema, eks ole. Loomulikult nagu reaalsed tervise näitajad kindlasti on need, mis nagu panevad pinni põlema, aga minu meelest ei peaks nagu nii kaugele ka minema, et nüüd arst ütleb, et tegelikult on, ma ei tea, neid kõiki asju ei teagi, aga mis iganes need näitajad halvad on ju, et nüüd ma hakkan nüüd kõiki nagu takkadega. Tegelikult võiks olla see, et on see tasakaal elus, et kui mul meeldib tugitooli sporti vaadata, on ju, siis tegelikult ilmselt sul ikka sport meeldib. Mõtle, mis sport see võiks olla, mis sul tegelikult ka ülekaalulisena on nagu päris okei, on ju. Mul näiteks proua kutsus, üks asi näiteks, kus me oleme eri meelt, on ju, kutsub kogu aeg koeraga jalutama. No ma ei taha jalutada. Ma ei käi jalutamas. Me käisime COVID-i aeg, käisime naabritega jalutamas. Tegelikult oli täitsa tore. Aga nüüd, kui ma ei pea käima, tegelikult oligi iga, mitte kuskil minna midagi teha ei saanud, midagi pidi tegema. Käisin ja jalutasin. Aga sa käid jalutad selle golfikepi ja selle golfikotiga. Ja see on samamoodi ju jalutamine, aga sa vahepeal lööd ja vahepeal räägid. Ja siis ongi mõnus niuke, nagu jutupada käib ja siis muidugi see, kuidas löök pekki läheb, on jube kõik naeravad, jube lahe on. Aga see on ka ju peaaegu jalutamine või ma olen golfist valesti aru saanud? Tegelikult see on vägagi jalutamine, see on jälle kui 18 rada mängida, siis see on mingi 10 kilti äkki nagu korralikku jalutamist on, aga see ei ole päris sihitu jalutamine. Ja ma saan aru, et see ühesõnaga mingi asi, mis sind köidab, leia see üles ja mine selle järgi. Ma arvan küll, et see nagu mingi põnevus peab ikkagi nagu olema, ja minu meelest ei ole põnev oma kõhtu maha saada. See ei ole, kus siin see põnevus on, et see peab olema, võib-olla on see vajaduspõhine küll, et kui sul tõesti oled ülekaalus. Ma pean ütlema, et kui ma olin rohkem ülekaalus, kui ma praegu olen, ja ma sain selle mitte sain, ma orgaaniliselt tegelikult ma mingil hetkel mingi liigutud rohkem ja võib-olla see plank on tegelikult laisamehe ülihea jõusaal. Hästi lühike, hästi produktiivne, hästi kompaktne ja mõjub. Ja ma täitsa siiralt usun, et väga suur roll minu heas praeguses konditsioonis, ma tunnen tõesti ennast füüsiliselt üpris hästi, on sellest plangust. Aga kui mul oli see suurem kehakaal ja ma sain siis nii-öelda selle nagu väiksemaks, on ju, kuidas mul tenniseväljakul, kui lihtne oli palli juurde minna, kui palju lihtsam. Ja tead, see eduelamus, et kuigi jälle alateadlikult ma ju ei mõelnud selle protsessile, ma nüüd nagu vähendan oma kaalu, teen mingisuguseid, ma ei tea, süsteemseid harjutusi või mingid süsteemse mingi kava järgi. Ma täiesti üldse ei mõelnud selle. Aga tegelikult sa mõtled, sa poiss kui hea, tegelikult ka, et neid tasub, neid eduelamusi ja see põnevus ja see minu meelest need on need, mis tegelikult võiks meeste puhul toimida kõige paremini, et minu pärast kas või see, et me ise lõbime, võib-olla ma ei tohiks seda nüüd niimoodi öelda, aga tegelikult kas või see, et me ise teeme, see ei olegi väga nali, aga siiski ta kõlab nagu natuke naljana ka, aga et me ju trenni läheme selleks, et pärast koos sõpradega üks mõnus
klaas õlut lasta, külma õlut, no küll on hea. Ma rääkisin no, ühe suusatajaga rajal, kes ütles mulle samamoodi, et vaata, ma lasen siin nüüd 1,5 tundi ja minu vanuses ma võin nüüd võtta juba 2.03 õlut. Täpselt. Aga ilma selleta ei võta, eks ju, et sa pead selle välja teenima ka. No tegelikult see natuke, see ongi see välja teenimine ja see siuke nagu, ja see on, noh, jälle siin võib olla tasakaalupunkt, eks ju, me ei propageeri joomist, on ju, aga mis see võib olla, on ju? Ei noh, siin see niuke külm ja õlu, kuna me ütleme nii, et 10 000 aastat meil seda mõdu ikka oleme lasknud, on ju, et see niuke füüsilise pingutuse järel, noh, järgmine koht on ju seesama see, kellel on kodus, eks ole, veel, ma ei tea, kui palju teil on, aga ilmselt ikkagi on muruniidukid, on ju, sa ikkagi ilusal suve õhtul lased selle muru puhtaks, on ju, ja sa ikkagi natuke leemendanud ka ja siis lased selle külma kalja, on ju. No, ütleme nii, et vahest võib olla see kali ajaski muru niitma. No võt. On ju. Aeg on armutu, aga mul on üks lõpuküsimus, mida ma kõigilt meestelt siin küsin. Mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Me oleme terve see aeg sellest rääkinud. Anna mulle üks kontsentraat. Tegelikult on väga hea asi on lugemine. Lugemine annab mõtteselguse, klaarib ja noh, näiteks mina väga tänan oma ema selle eest, et ta oli tegelikult raamatupoes tööl nõukogude ajal. Ja seal sain mina tänu temale sain ka selle lugemise pisiku ja mulle väga meeldib lugeda ja see, et noh, mul on üks sportlikust perest ja ma olen ise sporti palju teinud, et see tasakaal tulebki sealt, et noh, tänapäeval muidugi lugemise kõrval on üliägedad on muidugi filmid. Ma olen ka liikunud aina rohkem sinna seriaalide ja filmide poole, sest need on nii tõeturuks tehtud. Muidu vanasti, eks ole, lugesid raamatut ja sa mõtlesid selle välja, kuidas see tõetruu on. Nüüd on need filmitegijad suutnud selle mõtte realiseerida tegelikult visuaalselt, et see ongi vaatad, et tegelikult on kihvt ja kõik see psühholoogia, me vaatame tegelikult üpris palju tegelikult sarjas, eks ole, kuidas see sari areneb, kuidas ta kuhugi läheb ja sa mõtled, noh, sa oledki sellest nagu visuaalselt oled selle raamatu sees ja see on kihvt, et ma ei taha sellega öelda, et raamat on ainuke, mis tänapäeval pea korras hoiab, ei, intellektuaalne niuke tegevus, on ta filmi vaatamine, raamatu lugemine, noh, minu pärast ka õppimine, eks ole, enesearendus ja sinna kõrvale tegelikult lihtsalt tasakaalust, tee ükskõik mida füüsilist. Kaeva kraavi, niida muru, aga tee seda niimoodi, et sellest on tunda, on ju, ja siis ma arvan, see tasakaal on korras. Indrek Sei, mehed hakkame elama. Aitäh, et sa tulid mulle külla. Aitäh kutsumast, väga meeldiv on.